Kas te olete mõelnud turult liha ostes, kust teie liha pärit on? Kas sellisest illegaalsest, ülimalt antisanitaarsest salatapamest nagu see siin? Jõudsite kohale, mis siin toimus? Koha peal oli Veterinaaramet ja politsei, kes olid siis selle ebaseadusliku tapamaja siin vihje peale avastanud. Mida on teada selle omanika kohta? On ta suurettevõtja, on ta väikeettevõtja, hoonete valdaja, kes ta on? Tema on hoonete omanik, elab minu teada Lihula vallas. Nii, mille poolest see tegevus siis ebaseaduslikuks kuulutati ja oskate välja tuua? Tegutsus ilma loata tapamaja siin. Ja millises mahus tapmine või tapetavate loomade käitlemine toimus, millisest tapist, millise etapini? Toodi elusad loomad siia ja viidi siis lihakehad siit ilmselt minema, et ega täpselt ülevaadet vallal selles mõttes ei ole, et see menetlusinfo on Veterinaarametil. Siin kandis on loomapidamist päris palju, et neid rohumaid ja karjamaade hooldus siin Matsalu rahvuspargi ääres loomapidajaid on siin kandis veel, jah. Aga selliseid üksik talupidajaid või ütleme üksik hoonete omanikke, kellel on üks lambakene, üks vasikas, palju neid võib olla? Neid on mõned üksikud, neid ei ole palju. Nii et ikkagi siin käideldi pigem suurettevõtjate toodangut? Selle kohta mina ei oska öelda, minul see info puudub, kus need loomad tulid. Nii ja palun tutvustage ennast, täisnimi ja amet. Martin Tee ja Anila vallavalitsuse abivallavanem.